Jüri, siin Makedoonias on päris kuum ilm, et millised juhised sa oled meeskonnale selleks meie suurele mängule eelnevateks päevadeks ja mängupäevaks ka andnud? Väga lihtsad, et kõigil on piisavalt vett, joovad seda ja põhiline on see, et kuskil kella 1-st kella 4-ni on kõik oma tubades, et keegi ei roni välja, sest siis on see ilm kõige palavam, 36 kraadi. Ja ega muidu midagi. Õhtul saavad oma nina välja pista, natuke õhku hingata ja välja puhanunalt olla. Sa oled kindlasti siin Euroopas teistes kohtades rännanud palju, et kuidas see siin kliima võrreldes võib-olla selliste niiskemate kohtadega on, et ega tegelikult ju näiteks õhtul selle mängu algusajal vist midagi hullu siin ei ole? Jah, tegelikult kui me eile trenni käisime ka tegemas õhtupoole, siis oli väga mõnus ja homme pidi veel päeval sadama ka, nii et arvatavasti ei ole midagi hullu. See Euroopa Liiga mäng on hooaja üks tähtsamaid perioode meie jaoks, et kui sa vaatad meeskonna vormikõverat, siis on see hetkel selline ideaalne, et enam-vähem tipus. Ma arvan, et me ajastasime see aasta väga hästi ja et kutid on väga heas vormis. Aiko, mänguni on jäänud üks päevakene. Kuidas hindad praegu meie esikinda Mait Toomi vormi? Mait on valmis, kõige lihtsam öelda, Mait on valmis. Ta on olnud tubli praegu ja teab, mis ta tegema peab ja ta on korras. Meie treenerid tegid sellise väga põhjaliku analüüsi vastaste kohta ja ei erinenud sellest ka sinu töö, et vastaste goalkeeperi vead olid meile teada ja tõenäoliselt õnnestus ka üks selline stampolukord meil ära kasutada. See stampolukord tegelikult oli see, et seal oli ka konkreetsed kaitsevead, mis nad tegid, aga väravat on analüüsitud, ta teeb kahte väga konkreetset viga, mida ma ka ründajatele näitasin ja see on neile, ma arvan, selge, et eks näha, kuidas siin see õnnestub. Sellest me siin videos igaks juks ei räägi, et kes teab, kuidas see makedoonlaste eesti keele oskus on. Mängupalliga saime eile tutvuda, oli selline võib-olla natukene erinev pall kui meie kasutuses olevad Nike-pallid. Täiesti erinev pall, aga ütleme, et sellest pallist ka täit tõde ei saanud, sest pallid olid veidi tühjad, et kui see pall täis pumbatakse, eks ole näha, mis ta siis teeb, aga siin minust oli Jürgenson või keegi ütles ka palli kohta, et mõlemal võistkonnal on sama pall, et ega see midagi erilist ei ole, sellega tuleb hakkama saada. Ja Makedooniast ka veel natukene paari sõnaga, et sina oled siin ka varem käinud ja siin Skopjes on üks selline huvitav vaatamisväärsus ühe kõrge mäe otsas, et sul on sellega üks väikene personaalsem lugu. Ma käisin siin U21 koondisega 5-6 aastat tagasi ja olles varumees ühe teise sõbraga, me tahtsime sinna risti juurde ronida. Me täpselt ei teadnud, kust kaudu me minema peame, võtsime sealt sihid, me lähme, hakkasime minema. Ma julgen pakkuda, et me käisime mingi tund, poolteist peaaegu, siis hakkas pimedaks minema, oli esimene mõte, et tuleme tagasi, aga läksime veel edasi, lõpuks hakkas äikest lööma, padukat sadama ja siis me olime sunnitud alla tulema, ilma et sinna ristikohal oleks päris jõudnud ja nüüd on see koht et ma pean sinna minema, et see 5-6 aastat on see olukord mind painanud, et ma ei ole sinna jõudnud. Nüüd ma tean, et ma kindlasti pean sinna jõudma. Gracias.